kui mul ei kujuta üldse ettegi seda numbri, mis sa mulle rääkisid, et räägi korra oma teekonnast, mis on koht, kus sa tuled ja kus sa said aru sellest, et okei, midagi on nagu täitsa lappes selle infoga, mida ma siis järgisin ja mida meile tegelikult tänagi veel väga suures mahus tegelikult propageeritakse. Ja, no ütleme, minu teekond tegelikult sai alguse kuskil 25-30 aastat tagasi, täna ma 40, mõtle, mis ma täna olen, 45 või 46. Siis olin 15, ma mäletan, ja sattusin jõusaali. Ja minu kätte sattus tol ajal üks ajakiri nimega Flex, ma ei tea, kas sa mäletad sellist ajakiri, selline, sa olid minust noorem, on ju. Siuke jõusaali meeste ajakiri, sellised suured kollid olid seal piltide peal, on ju, ja seal sees olid siis toitumiskavad. Ja ma mõtlesin, et okei, ma tahan reaalselt selliseks kolliks saada, nagu seal olid. Täna ma tean, et see on ebareaalne. Seal on vaja meeletut keemialaborit endale taha. Ja väga head geneetikat ka. No geneetikat ka, aga ütleme, see asi, mida nemad sisse endale kühveldavad, see on ikka ulme. See ei ole puhas. See ei ole nagu puhas, aga mina tol ajal süüa ei teinud üldse. Reaalselt, ema tegi kodus söögid valmis, ma olin 15. Ja siis ma läksin koju, emale ütlesin, et kuule ema, ma tahan nüüd hakata, kuna seal toitumiskavad olid sees ja kõik soovitsid 6 korda päevas süüa, on ju. Ma ütlesin, kuule ema, ma tahan ka nüüd 6 korda päevas süüa, on ju, et kuule, et äkki sa kuidagi tuled mulle vastu ja teed mulle. Õnneks mu ema tol hetkel saatis mu kuu peale. Kuule, see on ebareaalne, on ju. Ja mul ei jäänud mitte midagi muud üle, kui hakata ise siis süüa tegema. Õppisin ja alguses ma osasin isegi munaparaadid, on ju. Ja hakkasin sealt toimetama, hakkasin jõusaalis käima ja muu on nagu ajalugu, aga sealt ma hakkasingi teekond hakkas pihta, siis ma läksin kehakultuuri teaduskonna füsioteraapiat õppima ja sealt tekkis huvi ja läksin treeneriks, siis lõin oma esimese toitumise rakenduse, mis oli siis hästi palju seotud just nimelt selle kalorite lugemisega, täna see on see maailm, mida ma tegelikult täna tahaks õpetada inimestel vältima, mitte et see nüüd täiesti ebaoluline oleks, et mingi selline elementaarne portsjoni kontroll on okei, aga tegelikult seal maailmas on nagu väga palju muud enamat. Ja siis oligi huvitav see, et ma seal ka nagu iga naine, naiste suhtes on alati see nagu lihtsamini nagu samastatav, et iga naine on meil pidevalt ju jootab, et korra siin jaanuar tuleb, suure hurraaga lennatakse peale ja siis võetakse seal mingisugune 5 kilo alla ja siis veebruaris juba on asjad nagu hapud, Mina samamoodi, see mõttes, et kui ma oma neid kalorid lugesin, see oli sisuliselt ainuke asi, mida ma tegin, lugesin kalorid kokku, pluss miinus, kuluta rohkem, kui sa ära sööd ja kõik läheb nagu hästi, Ja mu rekordkaar tegelikult ongi olnud kuskil 115 kilogrammi, ja see oligi see, et võtsin 5 kilo alla, jälle võtsin midagi juurde, võtsin 10 kilo alla, võtsin midagi juurde, ja see teekond minu puhul, kui ma olen meesterahvas, on täpselt samasugune olnud. Kuskilt lugesin, et keskmine inimene elu jooksul peab äkki üle 100 dieedi või 100 korra justkui alustab otsast peale. Päris jõhker number teed. Päris jõhker on. Ma ei tea, kui palju see nüüd, kui täpne see on, aga võta enda pealt, et võib-olla on selline paari kuu tagant mõtled, et ma nüüd võtan nüüd käsile. Et see palju see number nii vale ei olegi. Ja olin nagu päris selline, päris õnnetu selles mõttes, et tuli, ise andsin ju nõu ka, et kuule, näed, siin kalorid ja asjad ja kõik loeme, Maru tähtis nina, ja enda puhul oli asi ka väga raske tegelikult, et kui ma selle lugemise justkui nagu ära lõpetasin, et ei viitsinud enam asju kaaluda, see on üldiselt tavaline, et me kaalume oma toitu, kalorid, kaalume, laseme sealt kõik asjad grammi pealt läbi, et kui ma selle nagu mingil hetkel, kuule ma enam ei viitsinud, siis kõik see kaotatud kehakaal justkui hakkas nagu tasapisi nagu tagasi tulema. Ja see oli nagu probleem. Ja ega ma sellest lõpuni nagu lahti ei saanud, kuni selle hetkeni, kui ma tegin oma eelmisest keskkonnast, tegin justkui exiti, enda osa müüsin maha ja võtsin mingisugune aastaken endale täitsa sellist, ilmselt kesk- ja kriis ka, mõtlesin, mis ma nüüd elus teha tahan. Ja hakkasin nagu natuke nagu häiris, et ma ei tahtnud uskuda, et ainuke asi, mis selles maailmas nagu on oluline, ongi see, et pluss-miinus kalorid. Elu lõpuni kaalu. Elu lõpuni kaalu on möllan, et see ei tundu jätkusuudlik ja teades ka nii palju, äkki üle 100 000 inimese mingis mõttes jutumärkides lauat läbi käinud, et siis ma ju teadsin, et nendel on need samad mured ja probleemid. Ja hakkasin otsima mingis mõttes sellist vastust, sotsiaalmeedia, nii palju kui me täna teame, on huvitav, et kui sa mingil teemal oled hästi huvitunud,
siis ta hakkab sulle seda infot ette söötma, on ju. Ja sealt ma siis hakkasingi liikuma teadlikkusega just nimelt kaloritest eemale ja hakkasin nagu nägema inimest tervikuna, et ei ole ainult kalorid, on ju, aga me oleme väga keeruline hormonaalne nii-öelda pundar mingis mõttes, on ju, kus ja neid osi või neid legoklotse, mida tegelikult sinna lisaks nendele toitudele, asjadele panna saab, on väga palju erinevaid, on ju, et nagu ma ütlesin, hormoonid on üks asi, on ju, mida tuleb nagu hullult arvestada. Üks peamiseid asju ja tegelikult tihtipeale üks väga lihtsasti mõjutatavaid asju. No siin tuleb kõik uned, on ju, stressid, me saame täna ka rääkida sellest palju, on ju, põletikud kehas, igasugused kemikaalid toidus, et kõik see mõjutab meie organisme nagu meeletult. Ja täna, ja nüüd nii-öelda fast forward edasi, on ju, siis täna ma olen jõudnud olukorda, kus ei ole nii, et kui mul nüüd nädalavahetusel lähen sõbrale külla ja võtan pokaal veini, on ju, siis vanasti oli see, et see rikkus justkui kõik eelneva nädala pingutused, on ju, siis täna on nii, et kuule, see ei tee nagu mitte midagi, ehk siis tegelikult me jõuamegi sinna, et kui sul keha töötab nagu tervikuna hästi, hormonaalselt hästi, siis tegelikult see üks mingisugune, ma ei tea, mingi õhtusöök, on ju, või jutumärkides libastumine, on ju, see tegelikult ei tee su kehale midagi ja see ei tohigi sinu kehale mitte midagi teha. Et see on põnev. Sa mainisid sellist asja ka, et see jootamine ja nende erinevad dieetide ja katsetamine erinevad perioodidel inimeste nende elu jooksul tuleb ette küll ja küll. Nüüd mul on nagu selline hüpoteetiline küsimus ja võib-olla see on nagu rumal küsimus, teistpidi võib-olla see läheb täkkesse ja võib-olla see on selle vastus olemas. Aga kui võtame selle funktsiooni või sellise praktika, et ma nüüd teen siis kehale seda nii-öelda viin ta kogu stressi sellega, ma viin ta dieedile, mis on muutuse mõttes kaalgus mingi väike keha stress, stressor. Ja siis, kui mul ei õnnestu see dieet, siis jälle kehale mingi stressor, kus ta hakkab kohanema, adapteeruma siis sinna, kus ta võib-olla see normaalne platoo nii-öelda või nagu keha kompositsioon on. Ehk siis me kõigume nagu kogu aeg, me disruptime seda keha ühel või teisel viisil. Kas see dieeditamine ja dieedit maha kukkumine lõhub keha rohkem, kui me oleksime puhtalt kogu aeg dieedil või kui me ei oleks üldse dieedi jälgijad? Ja mis ta teeb meie hormoone, kas see mõjutab meie hormoone selline on-off kogu aeg? Ja see on nagu kindlalt 100% mõjutab, et me, ütleme, keha kohaneb, on ju, paljud asjad suudab kohaneda hästi, on ju, ka tegelikult lihased treenid, on ju, see on kohanemisreaktsioon, on ju. Mis on nagu kehal, jällegi nähes mõlemat, olles näinud mõlemat mündi poolt, on ju, ma olen näinud neid pidevaid dieeditamisi, on ju, kus on minnakse nagu meeletusse alakaloraaži, on ju, eriti naisterahvad, on ju, ei söö midagi. Keha on, me võime mõelda, et ta on nagu ühtepidi hästi loll, on ju, teistpidi on evolutsiooniliselt päris tark, on ju, et ta tegelikult ikkagi paneb hormonaalselt sulle korraliku põntsu ja keha lihtsalt aeglustab oma kõiki protsessi, on ju, tal on oluline ellu jäämine. Et mulle ei meeldi üldse see sõna dieet, on ju, see eeldab seda, et me oleme nagu midagi hullult jälgime, midagi hullult piirame tihtipeale, on ju. Mulle meeldib mõte sellest, et kui me dieedil ei ole, aga samas võtame arvesse mingid, ütleme viimastel aastatel siis pinnale kerkinud teadmisi just nimelt nendest hormoonidest, on ju. Ehk teeme teadlikke valikuid. Teeme teadlikke valikuid, kasutame mingid häkke, on ju, nippe, mida mul endal on, ütlen igapäevaselt. Ma ütlengi, et kui ma inimestega räägin, on ju, ma ütlen, et ma annan teile tööriista kasti. Mul on siin umbes mingisugune 30 tööriista, on ju. Sinu valik on, mis ajahetkel sa mingi tööriista võtad, on ju. Ja mõni tööriista on mõnel ajahetkel pädev, on ju, et sina peaksid lihtsalt oma teadlikkuses jõudma sinna, et okei, minu ees on praegu see olukord, on ju. Mida kasutada siit. Millist tööriista ma nagu võtan, et see on hästi lahe ja väga palju häkke on seotud just nimelt nende sama hormoonidega ja üks olulisemaid hormoone on insuliin, on ju. Et jah. Et ma pigem jah, et see dieeditamine on nagu hull asi, et ma täna näen, et lihtsalt olles nüüd seda uut elu nagu kombanud siin 4-5 aastat on ju ja tehes ka oma erinevaid kursusi on ju ja koolitusi, siis ma näen, et see tegelikult töötab inimestel, saades neid tagasisidesid. Kuule, ma ei tea, kuidas ma varem üldse nagu teistmoodi tegin.